Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Rally Estonia on lõppenud ja lõppenud on ta eestlaste jaoks vägevalt. Robert Virves, Jaakko Viilo, teist aastat järjest Rally Estonial WRC 2-klassi võitjad ja mis veel vägevam, selle hooaja 3 punktirallist WRC 2-klassis on mehed võitnud kõik 3. Keenia, Kreeka ja nüüd Rally Estonia ning see tähendab seda, et ollakse MM-sarjas, WRC 2-sarjas liidrid. Viimane päev kujunes päris närviliseks. Sõideti 2 korda siis Kääriku kiiruskatset ja esimesel kiiruskatsel Virves kaotas ära 4,4 sekundit konkurentidele ja vahe oli nii-öelda püütav. Roope Korhonen ütles ka enne viimast katset, et läheb igal juhul Virvest ründama ja omakorda tema taga olnud Teemu Suninen ütles, et läheb Korhoneni ründama ja seal käis soomlaste vahel ka kõva heitlus, lõpuks Teemu Suninen teine, Korhonen 3, aga Virves siis, kes sõitis pärast neid, jõudis finišisse ja tegelikult oli neist mõlemast mehest hoopis kiirem ja sai koos siis Jaakko Viiloga auto katusele ronida ja triumfeerida. Ja nüüd siia vaatamegi kohe, mida nii Robert Virves kui Jaakko Viilo võidujärgselt rääkisid, mis emotsioonid meestel olid. No nii, Robert Virves, palju õnne muidugi kõigepealt. No, oli päris närviline pühapäeva ennelõuna või? Jah, ega ütleme, kogu see ralli on olnud parajalt siuke keskmisest närvilisem, et siukest võidusõitu ma arvan pole kunagi olnud, et siuke andmine kogu ralli vältel, et ilmselgelt täna, või noh, mitte ainult täna, aga eile ütleme, julgelt enne äratust olid silmad lahti, mida reeglina mu puhul ei näe, et pinge oli peal. No läbi ralli tegelikult oli sekundite mäng, aga suutsite kogu aeg väikest edu hoida, et Jaakko ütles ka, et natuke kontrollitud sõit teie poolt, et oled sa paari mehe lausega nõus? Ja ei, selles suhtes kindlasti, et kordagi sellist mõtet ei olnud peas, et vaatame, mis saab, et kogu aeg tuli ikka kogu aeg tuli ikkagi nii-öelda hoida asi tee peal ka, et eks ma usun, kõigil oli umbes sarnane lähenemine, et katsed olid nii-öelda varem sõidetud ja olid teada, et selles suhtes oli kindlasti üsna piiri peal sõit. No täna esimese katsega läks 4,5 sekundit peaaegu ära, et kas sa ise nagu üllatusid, et sinu tempo oli nii palju aeglasem konkurentidest ja kui raskesti tegi viimase katse ootamise? Enne ka mainisin, et suures pildis oli okei katse, aga nagu ma varasemalt olen öelnud, et olid mingid kohad, keerulisemad kohad, kus ma lihtsalt võtsin rahulikumalt ja sellest piisas, et neid kohti iseenesest ei olnud kindlasti palju, et 4 sekki ma võib-olla ei oodanud ära anda, aga siukesel tasemel see võidusõit on täna. Ja kuidas sa võrdleksid eelmise aasta võitu siin, mis oli sul esimene nüüd uuesti, et kui on need emotsioonid sarnased või kuidas sa võrdled neid? No eelmine aasta oli esimene WRC 2 võit vist üldse siin, jah, et see on üks asi ja täna ma arvan, saab öelda, et nii kõvasti ei ole kunagi pidanud vaeva nägema, et selles suhtes kindlasti tänane tulemus annab rohkem emotsiooni, ma usun. No 3-3 sel hooajal punktirallid, mida see sinu jaoks näitab või tähendab, et olete selgelt teel tiitli suunas, aga muidugi pikk tee on veel minna, aga võrreldes konkurentiga ka, et need rallid, mis on valitud, on kõik puhta tööga ära teha. Jah, et selles suhtes ei saa kindlasti kurta, et tiitel on eesmärgiks see aasta ja seni paistab positiivses suunas minevat. Kas täiseduga nüüd Soome rallile minek tähendab seda, et seal tuleb juba hakata taktikaliselt vaatama, et kuidas ja kui palju pressima hakata, et see punkti seis on praegu selline?
No eks tahaks sarnaselt jätkata, et kindlasti lähme ikkagi võidu peale sõitma ja siis jälle saame näha, kus kaugel me oma järjega oleme. Jaak Viilo, palju õnne kõigepealt, võidu järel muudkui tuleb, et kui raske see tänane päev oli need 2 katset siin sõita liidripositsioonilt? Aitäh, eks ta jah, ütleme pärast esimest katset muutus natuke raskemaks kui hommikul, et ma arvan ei arvanud, et me nii palju kaotasime, et ma ütleks, et tunne justkui esimesel katsel oli tegelikult päris hea ja okei, aga jah, katse lõpus aega vaadates siis ütleme nii, et kaotasime jah rohkem kui arvasime, aga ei, lõpp hea kõik ja et võitsime ja tunne on väga. Palju sellist närvilist mõtlemist siis 2 katse vahel oli ja arupidamist, et kuidas peab sõitma ja kui palju peab peale keerama? Ei, otseselt ei olnud, eks siin polnud muud valikut, kui pidi sõitma nii hästi ja nii kiiresti kui oskad, et ega siin midagi tagasi kindlasti ei olnud hoida, et tuli endast anda kõik mis on ja nii oli. No tervikuna tegelikult vedasite kogu seda rallit, olite kogu aeg liidripositsioonil, selline sekundite mäng käis, aga käest te seda ära ei andnud, et kui kontrolliv sinu hinnangul see teie sõit oli, et vastastel ei olnud nagu ikkagi võimalik teid püüda? Ja ma usun, et selle nüüd aastasega, mis võrreldes eelmise aasta Rally Estoniaga on kindlasti olnud areng, et ma usun, et oli üsna kontrollitud, et kindlasti üleeile oleks saanud omajagu veel kiiremini, aga püüdsimegi hoida sellist mõistlikku vahet, et minna siis tänasele päevale kindlasti vastu liidrina ja ma arvan 10 sekundit oli täitsa selline kiire ralli jaoks väga okei vahe, et jah, täitsa okei oli. No Soome kohe tuleb otsa, tuleb lõpuks siis Soomes ka soomlasi võita või? No eks me üritame, anname loomulikult oma parima, aga eks me peame nüüd vaikselt hakkama vaatama ka seda punktiseisu, et hetkel on meil 3-3 ja võib-olla ei ole mõtet minna päris võidu peale nüüd hambad ristis suruma, aga kindlasti me midagi tagasi ei hoia ja anname oma parima. Edu! Aitäh! Eestlastest teine siis Patrik Enok WRC 2 klassis, kokkuvõttes hoida selles klassis 6. Esimest korda MM-rallil sõitnud noor sõidumees ja väga tähtis ka see oli ju teada, et 3 kiiremale eestlasele Rally 2 autoga jagatakse ka rahalisi auhindu ja nii saigi Robert Virves siis kõige kiirema eestlasena 25 000, Patrik Enok 15 ja 3. eestlane Karl-Martin Volver, samuti esimest korda MM-rallit sõitnud kihutaja, sai 10 000 eurot, nii et oli Volver siis kohe Enoki järel. Vaatamegi nüüd, mida siis Enok ja Volver rääkisid. No Patrik Enok, Rally Estonia viimane päev kujunes ka päris keeruliseks, et esimesel läbimisel õiget tempot polnud või aeg oli nagu oli, nüüd teisel läbimisel näitasid, mida tegelikult suudad või et kuidas sa seda kokku võtad kogu asja? Jah, võib nii öelda küll, et see esimene läbimine kindlasti oli nagu pettumus natukene, et okei, ma sain aru, et siin kitsamatel metsavahelistel osadel ma ei olnud ka päris nii tasemel, kui tegelikult saaks olla ja ei kasutanud teed ega seda pidamist piisavalt ära. Aga nüüd teisel läbimisel tegime omad korrektuurid ja selles mõttes sai selle rööpasõidu ka enam-vähem korda, et eile sain ühe sõitjaga rääkida ennem tänasesse tulekut, et mismoodi neid rööpaid peaks täpselt sõitma, et kindlasti oli sellest kasu. No kuidas tervikuna see ralli, mis see sulle andis? No pole kunagi sellist asja sõitnud, tohutu kogemus ilmselt. Kindlasti ja just võib-olla kui eilset päeva vaadata, et see ralli lõppeb ikkagi täna siin, et nii palju võib vahepeal juhtuda, et kui mingi hetk me vaatasime, et Roomet juba läheb eest ära ja enam ei saa teda kätte, siis nagu näha, siis kõigil võib meil midagi juhtuda ja lõpuks oleme siin 6. pärast veel Heikila äpardusi ka ja enda tempo langused ja mõõnad ja tähendab siis langused ja tõusud olid ka nii-öelda väga vahelduvad, et kindlasti võiks nagu stabiilsem olla see, aga eks see pika ralli jooksul tuleneb kogemusest ja seda hetkel napib, et tuleb seda koguda. Eesti meestest teine natuke rahaline tugi ka, et kui tähtis see jaoks oli? Noh, ma arvan, et 15 000 on täitsa okei nagu mingisugune alustala, et okei, rallisse võib kuluda nagu väga kiiresti, aga teisest küljest on see kindlasti suur abi. No kuidas hooaeg nüüd sinu jaoks edasi peab minema, mis veel tähtis on sinu jaoks?
Noh, ma arvan, et eks ikka kõik järgnevad sõidud on tähtsad, et järgmine või 2 nädala pärast stardime Soome MM-rallil, et eks seal tuleb võtta samasugune hoiak nagu siin, võib-olla tsipa keerulisem, sest et on ikkagi natuke teistsugused tundmatud teed minu jaoks, et siin Eestis ma enamjaolt tean nagu kõiki kohti või päris kõiki ei tea, aga nagu olen rohkem kursis, et Soomes mitte nii väga, aga võib-olla seal võib kaasa aidata just see Soome meistrivõistlustel sõitmine, et see profiil ja üleüldine arusaam on nagu olemas. Pärast seda rallit Soome ilmselt on ikkagi kergem minna, et see MM-i kogemus on nüüd olemas, tead, mis ees ootab, kuigi Soome ralli on nagu ajaliselt nagu veel pikem, eks ole, siin on kokku pressitud, aga mugav on minna ilmselt. Jah, kindlasti selles mõttes, et kogemus on käes on ju, ja on seda rehvi saanud ka nüüd nagu piisavalt siin nii testil kui ka siin tundma õppida, et ma julgeks küll väita, et on kindlam tunne minna. No, sa oled MM-rallidel kõvasti mutrit kruttinud, nüüd said rooliratast kruttida, et näitasid ikkagi, kus õige koht on või kuidas sa ise tunned seda, tahad veel mutrite taha ka tagasi minna või? No, ma võin öelda, et septembrikuus lendan Tšiilisse mehaanikuks, et selles mõttes jätkub ka see töö, aga ei, ma pigem eelistaks olla autos kui autost väljas. Edu sulle. Aitäh. Rally Estonia tehtud, veel lõpus veel põnev heitus 0,1-ga edestasid siin Lauri Joonat, 3. eestlane, tervena, arvestades, et väike poritiim on küljest ära, tervena finišis. No ikka oli tore nädalavahetus. No absoluutselt, et seda asja sõnadesse panna, siis ütleme, et teades mind, siis ma jäägi tutvustama sellest, aga lühidalt siis mega nädalavahetus, mega kogemus siit võtta. Eesmärk sai täidetud ilusasti lõpuni tulla. Jah, põhimõtteliselt oleks olnud ka täielikult terve autoga põhimõtteliselt lõpuni tulla, aga meil kahjuks viimasel katsel siis seal vaatetorni juures kitsosa pealt laia peale tulles oli meil heinapall tee peale sõidetud ja seal reageerida selleks aega enam ei olnud, et saime selle heinapalli natukene seal pihta. Aga ei, selles suhtes, et ralli üldises mõttes edenes meil väga hästi, saime kilometraaži, saime aru, kuidas selle autoga rohkem sõitma peaks, et eks mul natuke seda enda vanast sõidustiili sisse viskab, aga selles suhtes, et nüüd teiseks läbimiseks jälle võtsin ennast kokku ja mõtlesin natuke sõidu peale ja samamoodi saime rehvist aru ja just see kilometraažilt, kuidas üldse taktikat teha, need nüanssisid rallid kaasa võtta järgmisteks rallideks, et kuidas ettevalmistus teha, et ütleme, et see on ikka mega, et see tööd, mida tuleb ennem teha, see on meeletu kogus aga selles suhtes ongi, et selleks me siin olimegi seda kogemust võtta ja meie eesmärk sai 100% täidetud ja selles suhtes oleme ise nagu väga õnnelikud selle üle. 3. eestlane, 10 000 eurot rikkam, mis teed seal ära? Eks ta läheb kindlasti järgmise ralli eelarvesse, et eks meil samamoodi ka meil eelarvetega on nagu ta on, et alati tuleme otsa kokku või kohati ja vahepeal isegi puudu, aga eks ta täpselt nii ongi, et kuna meile seda asja teha meeldib ja edasi tahame pushida seda asja ja eks meil enda visioon järgmise aastaks on natukene suurem ka ja eks me kõik selle nimel nagu töötame, et mis sealt välja koorub, kuidas tuleb seda kunagi teha, aga anname endast alati nagu maksimumi. No sa oled sellest visioonist nagu mitu korda sel loal juba kuidagi viidanud sellele, et mis see visioon siis on, mis saama peaks järgmine aasta? No lihtsalt öeldes Eestist välja poole. See on väga salapärane, aga see hooaeg veel, mis meil edasi saab, et Eesti rallid, Läti rallid, midagi veel? Jah, et meil on 3 rallid veel minna, on Paide, siis on Seesis ja Saaremaa, et 2 siis Eesti etappi minna veel, 1 siis Läti oma, et Läti omas jah, meil oleme natuke kehvemas seisus, kuna meil nüüd ühel etapil läks mootor protoautole, aga kõik ülejäänud oleme nagu võitnud, et siis ongi natuke nagu kahju sellest punktiseisust, aga kindlasti läheme teisesse kohale ja anname seal samamoodi endast maksimumi, et sealt ka maksimumpunktid võtta, et siis on näha, kuidas sealt meil välja mängib, aga Eesti mõttes jah, et on 2 rallit veel siis Eesti meistrivõistlusest minna, et lähme kindlasti nendele ka vastu. Millise autoga need rallid sõidetakse, protoga või saad veel selle autoga sõita? Plaanime Toyotaga. Rally 2 autode ehitus oligi tervikuna tippkonkurentsis siis Eesti-Soome maavõistlus ja nii oligi, et Volveri järel võttis järgmise koha Lauri Joona ja omakorda Joona järel tulid Romet Jürgenson ja Joosep Ralf Nõgene ja see sekundite ehitlus käis tegelikult kuni viimase päevani välja, viimaste kilomeetriteni, aga sellises järjestus mehed lõpetasid ja jäid nii Jürgenson kui Nõgene siis sellest kuulsast Eesti auhinnarahast ilma, aga vaatame ikka, mida meestel oli ralli kokkuvõtteks ütelda.
Robert Jürgenson, Rally Estonia tehtud, sul on siin selle ralli käigus need emotsioonid ja tunded ja ka kiirus käinud võib-olla natuke üles-alla, et mis sa nüüd kokkuvõttes ütled, et kuidas see nädalavahetust hinnata? Jääb puudu jah, see lõpp, mis on vaja, et seal tipus heidelda, et tulime siia veidi teiste ootustega, arvasin, et ikkagi suudame seal poodiumi lähedal olla, aga ikkagi jääb puudu, et täna üritasime ka seda Eesti 3. kohta saada, aga Karl-Martin sõitis hästi ja ma arvan, et lõpuks vääris ka seda. No Soome ralli on kohe peale tulemas, jälle kiired teed. Mis sa saad nüüd teha vahepeal selle autoga, et asjad oleks paremad? Jah, mingit imet ei saa, ma arvan, et me proovime erinevaid ideid ja eks lõpuks siis tulebki võib-olla sättida nii, et võtta endast maksimumi ja lihtsalt arendada ennast erinevatel teedel, et kui see viimane lõpp on puudu, siis tuleb sellega lihtsalt hetkel arvestada ja võib-olla pikemas plaanis mõelda ja mingeid asju, vähemalt tiim on taga, ma vähemalt tunnen, et me ikkagi mõtleme, ideid on ja on ka mingid tagasisidet, et kust võiks paremaks saada, aga jah, et kõik ju teised arenevad samamoodi, et siin on ikkagi tase on väga kõva. Kui palju sa tunnetad praegu, et ka sõidu taha võiks midagi jääda või oleks vaja, kui auto ei ole võib-olla nii hea, siis natuke oma mingit sõitu kohendada, et selle kehvema autoga siis kiiremini edasi saada või see ei ole üldse võimalik tegelikult? No kui me vaatame neid vahesid, 23 kilti katset ja 6 sekundit on vahe, et lõpuks see on nii minimaalne, mis sealt oleks vaja, et see on kõik kombinatsioon, ma arvan, et lõpuks kui auto ei anna mulle seda tagasidet, siis igas kurvis natuke kaotada, pluss võib-olla siis puhta performance'iga, gripiga ja lõpuks see kokku tulebki, et ma arvan, seda kombinatsiooni tuleb otsida, et lõpuks sinna õigesse kohta saada. Joosep Raik-Nõgene, Rally Estonia tehtud. Mis emotsioonid siin finišis siis lõpuks valdavad? Eks finišis, ma arvan, on ikkagi rohkem positiivsed kui negatiivsed. Et nagu ma katse lõpus ütlesin ka, et ma arvan, et meil selle aastal kuidagi reedesed päevad on olnud väga head. Nii Estonial, ma ei tea, Rootsis, ja siis kuidagi peale seda on nagu läinud allamäge, et laupäeva hommikul me selgelt ise rikkusin ära oma võistluse, et lasin seal Musta peal lasime otsaks ühe koha ja siis tagurdasime, et siis see pani nagu põntsu ja pärast seda oli rohkem selline recovery run ja läksime võib-olla jälle tõusvas tempos nagu paremaks ja siis jällegi laupäeva õhtu oli juba selline enam-vähem samas augus, nagu me reedel olime ja nüüd pühapäeval oli ka selline täitsa enam-vähem, et eks selline võib-olla viimane lihv on vaja anda ja natuke veel kodutööd teha enne Soomet ja siis võiks parem olla, et võib-olla Soomes on natuke pingevabam sõitmine nagunii. Ma tahtsingi just siit edasi küsida, et Soome ralli kohe-kohe tuleb peale, siin on siis 1,5 nädalat, eks ole vahet. Et mida nagu tuleks teha või mida peaks eelkõige nagu muutma Soome ralli ajaks? Kindlasti tuleb teha samaväärselt kodutööd ja viia ennast katsetega kurssi ja võtta sellest maksimum ja ega rohkem selles mõttes midagi teha ei olegi, et meil on see Soome baasseade olemas ja tuleb ise lihtsalt olla mees ja panna gaasi, aga nagu ma ütlesin, et ega Soomes on võib-olla veel ebarealistlikum seal ilmselgelt mingi top 5 peale sõita, et kui me seal võib-olla samas augus oleks, siis see oleks isegi, ma arvan, võit. No kui palju sa praegu näed näiteks endal sõidus varu või kiiruse varu just selles vaates, et sa ei ole väga palju seevaaks sõitnud, nüüd sa oled saanud siin järjest teha mingeid rallisid, peaks ju nagu minema üles, et kuidas sa ise nagu tunnetad seda praegu? Jah, ega nii ongi, et ütleme, eilse näitel näiteks, et tulime selle Otepää teise läbimise enda arust nagu veri ninast väljas ja siis saad ikka selline 8-7 sekundit, aga siis tegelikult pärast, kui analüüs natuke vaatad, et kiire peal oled seal võib-olla tippudega sekundi sees ja siis lõpus, kus on, mida tehnilisemaks läheb, seda rohkem nad eest ära lähevad, et seal puhtalt tulebki see kogemus mängu ja nad oskavad kuidagi sirgema auto või nagu efektiivsemalt sõita ja võtavad selle aja sealt, et see ongi kogemus ja lõpuks niinimetatud seat time on ju, et sellega see tuleb. Ja ma arvan, et seda enam, et tuleb see seat time siit kaasa võtta ja Soome edasi kanaliseerida. Aitäh! Ja üks mees oli veel siis Rally Estonial stardis, üks Eesti mees. See on Rally Estonia peakorraldaja ise, Urmo Aava, sõitis ta Rally 2 autoga, sõitis omas tempos,
nii nagu ta ka enne rallit rääkis, et tuli siia fannima ja jõudis ilusti koos Silver Kütiga, jõudsid siis tervena finišisse. Nii et räägime ka Urmoga, mis emotsioonid tal selle kihutamise peal on ja kas temast nüüd saabki jälle rallisõitja. Urmo Aava, finišis, ütle nüüd ausalt, kas ägedam on rallit korraldada või rallit sõita? Ägedam on hästi korraldatud rallit sõita. No võta kokku, kuidas sa need 3 päeva enda jaoks hindad? Esimene eesmärk oligi ju sõita seda rallit, et saada aru selle sportlase vaatevinklist. Päriselt ka suur tänu kogu tiimile, üli hästi korraldatud nagu tehniliselt, ajakavaliselt ja lõpuks mingid väiksed detailid, et isegi ajakontrollpunktides anti vett, kuhu siis osad kohtunikud olid joonistanud mingeid toredaid pilte peale, et nagu selline loovus on ka alles. Teed tegelikult meeldisid koos oma hüpete, roobaste, aukude ja kõige sellega, et tal hästi nagu vaheldusrikas kogu aeg muutus. See eesmärk, mis me võtsime enam-vähem sekund kilomeetrile, seda me tulime. Natuke võib-olla teeb kurvaks see, et see sekund kilomeetril oli juba reedel nagu olemas ja sealt korra saime alla sekundi, aga siis sealt nagu edasi ei õnnestunud, et siis tuleb analüüsida. Ilmselt eile lõunast väsis vaim ära ja täna järjest väsimus kasvas, aga meil on mega lõbus Silveriga autos. Oleks sellise fanniga suutnud 20 aastat tagasi sõita, nagu ma päriselt asja tegin, siis ma arvan, et oleks teised tulemused olnud. No vanal mehel, kuidas need hüpped mõjusid, on mingid kohad haiged ka või? Esimest korda tulime niimoodi pool ettevaatlikult, aga teist korda tulime küll nagu nii palju kui tuli ja nüüd siin viimasel geenihüppel ka, et nii palju kui tuli, torust nii palju tulime. Küll maandusime vähe nina peale, ma korra ehmatasin, et nüüd viimasel katsel hüppan ennast puruks, aga see auto on nii hea vedrustus, et midagi valuta ei kael, ei pea, ei selge. Ma ei ütle nüüd, et peavad küll olema sellised hüpped, aga ma ei tea, meile sobis. No kas nüüd tekitab sellist kibelust ka, et tahaks ikka rohkem ja rohkem sõita? No ma ei tea, ma ei ütle ei, aga ma näen seda, et veel sõita, siis siin peaks olema mingi point. Et praegu ma tunnetangi, et nagu selle füüsise, selle vaimuga, selle tehnilise ettevalmistusega, selle nägemisega, et see enam-vähem sekund kilomeetril on selline maagiline piir, sealt edasi ei saa ja siis on nagu küsimus, et kas see mind nagu ennast nagu rahuldab või mitte. Aga rõõmu vahest võib endale teha? Ei võib küll, aga eks see on ka nagu rahas kinni ja see, et me saime nagu nii lühikese ajaga endale head toetajaid taha, kes selle nagu unistuse aitasid realiseerida, see on ka nagu omaette ulme, et väga-väga suur tänu neile. Mis Rally Estonias saab? No vaatame, väga huvitavad ajad on ees, läbirääkimised käivad ja ma oleks mõõdukalt optimistlik ja me kindlasti peame ise olema erinevates strateegiates hästi targad, oma partneritega hästi avatult asjad läbi rääkima Eesti riigiga, erasektoriga, kohalike omavalitsustega, nagu avama kogu selle nagu kõik need tagamaad, võimalused, ka riskid ja siis sealt minema promootoriga edasi, et mina igal juhul tahaksin edasi teha ja ma arvan, et Eestil oleks mõtet nagu WRC ralli korraldusse investeerida, sest see, mis järgmisel aastal hakkab juhtuma, siis ma arvan, et fännide armeed tuleb oluliselt rohkem siia. Sõitjad meil on, kellele seda teha? Kindlasti on. Ja oleks eriti kahju, et nüüd meil on nagu nii palju sõitjaid ja loodame, et Ott ja Martin on ka tagasi järgmisest aastast, et siis kui me ei tee, siis oleks kuidagi väga kurb ja mage värk. Okei, edu sulle. Aitäh. Suur päev oli täna ka Soome rallisõpradele, sest Sami Pajari, noor Soome rallimees, Toyotaga sõitev mees, sai oma elu esimese WRC ralli võidu. Valitses ta tegelikult tervet seda rallit ülekaalukalt, reedel võitis ju kõik kiiruskatsed, laupäeval oli kõikidest kiirem, tõsi seal mõned katsevõidud läksid käest ära, aga nüüd täna ka oli ta tasemel, vahe oli ka piisavalt suur juba, nii et ei pidanud ka üleliia verd nihast välja pingutama ja lõpuks edestas ta Oliver Solbergi 19,5 sekundiga, kolmas oli Adrian Formeau, Hyundai sõitja ja Formeau järel 4. Terino Vill, 5. Sebastian Ogier, 6. MM-sarja üldliider Elfin Evans. Nii et oli päris tihe kihutamine, tõsi, kohad said paika juba reedel ja ega seal enam suuri muutusi ei tulnud, aga sekundite mäng nagu kiirete rallidel ikka, see käis kuni viimase päevani välja ja loomulikult pühapäeval jagati ka ju punkte, nii punktikatse kui ka siis pühapäeva kokkuvõttes, seal ka mehed tegid
tihedat sõitu. Oliver Solberg oli siis see mees, kes oli kõige kiirem pühapäeva arvestuses. See oli Rally Estonia kokkuvõte. Kohe juba pooleteist nädala pärast ootab ees Soome MM-ralli ja loomulikult oleme ka seal kohal ja toome kuulajateni, vaatajateni sealseid uudiseid just läbi Eesti sõitjate prisma.